Tere tulemast minu maailma. Casey Hamlin, et minä olen Casey ja Mehhiko on minu kodu. Olen siin elanud 25 aastat ja nüüd olen Mehhiko kodanik. Täna sõidame mägedesse, et leida üks legendaarne linn, Zacatecas. Linn, mis on ehitatud roosast kivist, täis hõbedat, ajalugu ja elu. Miks Mehhiko? See riik on nagu väike universum, kus iga nurk pakub uut seiklust ja ainulaadset lugu. Zacatecas on pikalt olnud minu nimekirjas kohtadest, mida külastada. Teekond sinna on seiklus omaette, kui sõidame sügavamale ja sügavamale Sierra Madresse. Zacatecas on nagu linn pilvedes. Hakkad tundma inimesi ja ajalugu, mis siin elab. See on aare, mis ootab avastamist. Sukeldume sisse ja avastame selle koha tõelise vaimu. Esimene asi, mida Zacatecasesse jõudes märkad, on värv. Linn särab sooja roosaka kumaga, see on kuulus roosa kivi. Enamik siinseid hooneid on sellest ehitatud ja see annab kogu kohale maagilise, peaaegu muinasjutulise tunde. Ja muidugi hõbe. Zacatecas oli üks maailma tähtsamaid hõbedakaevandusi. See tõi kaasa tohutu rikkuse ja mõjutas maailmamajandust sajandeid. See pärand on tunda igal pool, aga Zacatecas on rohkem kui kivi ja hõbe. See on linn täis lugusid, nagu vana ajalooraamat. Me jalutame läbi ajaloolise keskuse, mis on UNESCO maailmapärandi nimistus. Külastame tõelist hõbedakaevandust ja sõidame köisraudteega Cerro de la Bufa tippu, et nautida imelist vaadet. Zacatecasel on nii palju lugusid rääkida ja me oleme siin, et kuulata nagu laulja, kes laulab südamest. Hurraa! Või nagu me siin ütleme, lähme, sukeldume otse Zacatecase südamesse. Sõbrad, see on vana maa. Oh, vaadake, see koht on UNESCO maailmapärandi nimekirjas. Saate aru, eks? See pole lihtsalt ilus, see on oluline kogu maailmale. Kogu maailma poolt tunnustatud aare. See on täis elu ja ajalugu. Kohe kui sisse astud, tunned lihtsalt seda raskust. Ajalugu on uskumatu, õhk on teistsugune, täis lugusid. Zacatecase maagia ärkab siin ellu. Ma olen nii põnevil, lähme avastama. Meelolu on fantastiline. See on täis koloniaalset võlu. Siin pole midagi võltsi. Tunnen, nagu oleksin sajandeid ajas tagasi reisinud. Tõesti, kitsad tänavad, munakivid tänavad, mis keerlevad ja pöörlevad. Hooned kõrguvad, näitavad oma vanust, näitavad oma iseloomu. See on nii hästi säilinud, see on peaaegu uskumatu. Näete inimeste pühendumust, armastust, mille nad sellesse kohta pannud on. Nad on oma hinge sellesse pannud, saate aru. See pole mingi võlts lõbustuspark, see on päris. Iga nurk sosistab lugusid minevikust, pead lihtsalt kuulama. Ja see roosa kivi, Cantera Rosa, see on kõikjal. See ehitab kogu linna ja annab sellele sooja kuma. Majesteetlikust katedraalist kuni kõige lihtsama sissepääsuni on see kivi peategelane. Käsitöö on lihtsalt uskumatu, mõelge sellele. Vanad meistrid, kes need keerulised mustrid välja raiuvad. Käega, kirega ja nii uskumatu osavusega. Ja kui päike sellele paistab, särab kogu linn. See on fotograafi unistus, pidu silmadele. See kivi pole lihtsalt ehitusmaterjal. See on kunst, see on Zacatecase olemus. Niisiis, kuidas me UNESCO ala kõige paremini avastame? Jalgsi, kahtlemata, jaluta ringi, eksige sellest tänavate labürindis ära. See on seiklus, iga tänav, iga peidetud plats peidab endas üllatust. Vana linn on suur, tõesti suur, sa võid päevi ringi uidata ja ikka uusi asju avastada. See on kutse avastada, kutse leida. Pange kaart kõrvale ja laske oma jalgadel teed näidata. See on elav ajalugu ja see on nii ilus. Vaatame, milliseid saladusi me leiame. Olgu, siin on koht, mida te kohe kindlasti ei taha maha magada. Vaadake seda, seal majesteetlikult otse meie ees. Zacatecase katedraali basiilika. Vau, see pole lihtsalt kirik, see on avaldus. Suur kunstiteos, mis kõrgub silmapiiri kohal. See on vanalinna süda, kroonijuveel. Te näete seda peaaegu igalt poolt, just kui see kutsuks teid. Selle suurus on muljetavaldav. See võtab sõna otseses mõttes hinge kinni. See on koht, mis tõmbab teid sisse. Peate lihtsalt peatuma ja vaatama. Olge valmis hämmastuma tõesti. Ilu pärast. See fass on uskumatu, kas pole. Täis detaile. Kõik on nikerdatud sellest ainulaadsest kivist, roosast Cantera kivist. Seda peetakse üheks ilusaimaks barokkhooneks Mehhikos. Kogu Mehhikos ja te näete, miks pühakud, apostlid, keerukad lillemustrid, kõikjal. See on nagu kivist raamat, nii rikkalikult kaunistatud, nad kutsuvad seda roosaks kuningannaks. Mehhiko katedraalide kroonijuveel. See on lihtsalt majesteetlik ja kuninglik. Käsitöö siin on lihtsalt uskumatu. See on sajandeid vana ja see jätkab meid hämmastamast. Kui te sisse astute või isegi kui te ustest sisse vaatate läbi nende uste, erinevalt suurejoonelisest välisest, on interjöör tihti rahulikum,
mõnikord on see seest lihtne, mõnikord sama suurejooneline, kuid te tunnete alati aukartust ja pühadust. Mõelge, kui palju ajalugu see koht on näinud. Mitu sajandit, mitu põlvkonda on siia tulnud palvetama, tähistama ja leinama. See on siin seisnud alates ka Carterste sajandist, tunnistajana neile aegadele. Nagu vaikne valvur, te peaaegu kuulete mineviku kaja, sajandite kaja. Teid ümbritseb sügav rahutunne, mis teid ümbritseb. See on pühamu igas mõttes. Katedraal on rohkem kui lihtsalt turismiatraktsioon. See on Zacatecase vaimne süda, see on kogukonna keskus, osa nende igapäevaelust. Inimesed tulevad siia, pered kohtuvad, elu keerleb selle ümber. See on rohkem kui arhitektuur. See on elav, hingav koht, see on osa linna identiteedist, see on maamärk ja usumajakas. See on Zacatecase vankumatu vaimu sümbol, selle inimeste uhkus. See hoone on sõna otseses mõttes linna süda, roosast kivist nikerdatud süda. See on midagi, mida te lihtsalt peate nägema, kahtlemata. Olgu, liigume katedraalist natuke eemale, ja siis eksime ära siia tänavate rägastikku. Need tänavad ja põiktänavad, või nagu neid siin kutsutakse, Calles ja Callejones. Igal neist on oma ainulaadne iseloom, justkui peidaks iga nurk saladust. Mõned tänavad sumisevad elust, väikeste poodide ja paljude inimestega, teised on vaiksed. Seal tunned peaaegu, kuidas unustatud lood sulle kõrva sosistavad. Nimed nagu Calle Tacuba ja Avenida Hidalgo saavad sulle kiiresti tuttavaks. Need on arterid, mis ühendavad seda koloniaallinna. Siin tunned tõeliselt linna pulssi. Parim viis on lihtsalt sihitult ringi uidata. Pane tähele arhitektuurilisi detaile ja sa oled üllatunud kunstist. See on tõesti midagi erilist. Siinne koloniaalarhitektuur on imeliselt säilinud. Näed raudrõdusid ja õitega täidetud rõdusid. Vanu, massiivseid puituksi, mõned neist isegi metallneetidega. Kui vaatad neid munakivisillutisega tänavaid, võid peaaegu ette kujutada, kuidas hobuvankrid siin sõidavad. On ka peidetud sisehoove, kus leiad rohelisi oase isegi purskkaevudega. Iga aken, iga uks jutustab loo. Need pole lihtsalt hooned, need on ajakapslid, mis räägivad rikkast ja jõukast minevikust. Siinne käsitöö on uskumatu, ja siinne kogemus ei ole ainult see, mida sa näed. See on ka see, mida sa kuuled. Vanade tänavate helid on täis elu. Võib-olla kuuled eemalt kitarrima või tänavamüüjaid oma kaupa reklaamimas. On sosistavaid vestlusi ja helisid, mis hõljuvad avatud ustest välja. Mõnikord puhub imeline lõhn kohalikust restoranist. Värskelt küpsetatud leivalõhn, röstitud tšillide ja magusate asjade. Elu kulgeb siin, praeguses hetkes. Nende vanade kivimüüride vahel ja linnamüüride on see elav muuseum, mitte külmutatud koopia. Siin on energia ja see on nakkav. Iga nurk toob uue avastuse, väike peidetud plats, ootamatu koht. Sa leiad jälle väikese kiriku, väikese, aga võluva ja ootamatud vaated katustel. Ise tänavaplaan on tõestus selle ajaloost. See on ehitatud karmi maa ümber, kus kaevandusteed määrasid suuna. See on kasvanud orgaaniliselt, mitte plaanitud ruudustikuna, ja see teebki selle linna nii huvitavaks. Alati on väikseid avastusi, mis sind ootavad. See on parim linna avastamise juures ja parim jalutuskogemus. Aga lisaks sellele uhkele katedraalile on siin ka teisi aardeid. Zacatecas on täis arhitektuuripärleid. Calderoni teater on vana, aga imeilus koht. Kujutlege kõiki neid etendusi, ajalugu, mis on seinte vahel. Palacio de Gobierno on võimukeskus, tihti kaunistatud seinamaalingutega. Need räägivad lugusid Zacatecasest ja Mehhikost. Ja siis on need suured majad, mis kunagi kuulusid hõbeparunitele. Nende fassaadid räägivad rikkusest, mis siin oli. Iga hoone annab oma panuse linna iseloomu. See on nagu sümfoonia kivist ja stiilist. Ja väljakud. Need on linna kopsud. Plaza de Armas, kohe katedraali kõrval, on linna süda. Siin kogunevad Zacatecase inimesed. Inimesed jalutavad, lapsed mängivad ja müüjad pakuvad snäkke. Ümbritsetud uhkete hoonetega on see avar avalik koht. Koht, kus istuda, lõõngastuda ja vaadata elu mööda minemas, et nautida linna atmosfääri. Need väljakud on olulised kohtumispaigad, täis igapäevaelu. Need on olnud kogunemiskohad sajandeid, ja isegi tänapäeval kihavad need elust. Parim asi on aga üldine harmoonia. Teil on need suured avalikud hooned, mis on tõeliselt muljetavaldavad. Ja siis kohe kõrval näete lihtsamaid maju ja poode, aga kõik on harmoonias, kõik sobib nii hästi kokku. Sama materjali kasutamine, roosa kantera kivi, aitab palju kaasa. See loob nii ilusa visuaalse ühtsuse. See on lihtsalt uskumatu. Päikeselistelt tänavatelt teeme nüüd täieliku pöörde. Sukeldume sügavale, väga sügavale. Legendaarsesse El Edeni kaevandusse. Sõbrad, see pole lihtsalt auk maa sees. See kaevandus on sümbol,
See on Zacatecase ajaloo selgroog. Siinne hõbedamaak lõi tohutu rikkuse ja ehitas selle linna. Sajandeid on siin olnud saginat. Kujutlege, tonnide viisi hõbedat on siit välja kaevandatud otse meie jalgade alt. Ma olen valmis. Sellest tuleb seiklus. Vaatame, milliseid saladusi El Eden varjab. El Edeni kaevanduse sissepääs asub otse kesklinnas. Päris lahe, eks? Sa kõnnid mööda vanu tänavaid ja äkki kaevanduse sissepääs. See on üsna peidetud, peaaegu märkamatu. Aga siis näed silte ja leiad väikese rongi. Sa ostad oma pileti ja õhus on põnevus. Turistid ja pered, segamini, kõik uudishimulikud. On lühike briefing, ohutus ennekõike ja kõik see. Aga tõeline tipphetk on laskumine. Pimedas, Zacatecase ajalukku. Linna hõbedane süda tuksub otse meie all. Aeg riietuda. Kiivrid on kohustuslikud ja need on kollased. Päris lahedad. Tunned end äkki ametlikuna, valmis seikluseks. Kerge jope on hea mõte. Sees on jahe ja mida sügavamale lähed, seda jahedamaks läheb, see on kindel. Väljas on mägiõhk värske ja mõnus, aga sees on see midagi hoopis muud. See on maa jahedus, sügavuste külmus. Me kuuleme heli, rongi, mis meid sisse viib. See on väike ja värviline, valmis meid sügavustesse viima. Esimene samm tunnelisuu sisse, see on see hetk. Lähme Zacatecase all maailma. Päevavalgus kaob, pimedus haarab meid ja tunnelivalgustus süttib. Tok, tok. Rong, nagu vana tramm, viis meid sügavamale kaevandusse. Sügavale kaevanduse sisemusse. Tunneli seinad olid märjad ja läikivad, justkui nutaksid. Giid rääkis ja osutas tooretele kividele ja näitas meile, kus kunagi oli hõbedat. Me tundsime end nii pisikesena. Need tunnelid on käsitsi raiutud, milline tohutu töö see pidi olema. Giid kirjeldas tolleaegseid karme tingimusi, pimedus, tolm ja ohud igal nurgal. Tuhanded inimesed töötasid siin ment mõned unistuste pärast, teised lihtsalt ellujäämiseks. Iga hõbetükk maksis inimelusid. Rongiga sõites vajutas ajaloo raskus meid, see polnud lihtsalt tavaline külastus. See oli teekond täis ohvreid ja edasipürgimist. Rong peatus kaevanduse sees. Vanad tööriistad roostetasid varjudes. Meie giid rääkis meile lugusid kaevuritest, nende ebausust, nende kummituslugudest ja ohtudest, millega nad iga päev silmitsi seisid. Kaevurid olid kogukond, kes aitas üksteist, sest oht ja lootus käisid käsikäes. El Edeni hõbe ehitas Zacatecase linna, selle suurepärase katedraali, need elegantsed majad ja kogu linna vundamendi. Milline kontrast, pimedus maa all ja särav valgus maa peal. Selle kaevanduse mõistmine on Zacatecase mõistmine. Siin sepistatud unistused lõid selle kõik. El Edeni kaevandus on tõesti eriline koht. Aga see pole ainult tunnelid, siit leiad ka päris maa-aluse diskoteegi. Selle nimi on La Mina klubi. Kui lahe see on. Koht, kus pidutseda. Sügava väike kaabel altariga. Ja siin on ka väike kaabel altariga, mis näitab, kui sügav oli kaevurite usk ja nad oma ohutuse eest palvetasid. Peale selle asub siin ka mineraalimuuseum. Vaata, kuidas tuled panevad siinsed aarded särama. Valgusefektid siin on lihtsalt uskumatud. Need panevad need kaljud kunstiteostena välja nägema. Ja varjud tantsivad nendel vanadel seintel. See pole lihtsalt külastus. See on nagu teise maailma astumine. El Eden on koht, mis on täis ajalugu, paljude üllatustega ja palju huvitavaid asju, mida vaadata. See kaevandus on täis lugusid, nii vanu kui ka uusi. Aeglaselt, aga kindlalt tõuseme üles. Tagasi pinnale, tunneme, kuidas õhk soojamaks läheb, sest päevavalgus on lähedal. Kui tunnelist välja tuleme, on Zacatecase päike meie jaoks peaaegu uskumatu. Kaevanduse lood kajavad, ohverdus, oht ja selle linna hõbedased alused. El Edeni kaevandus ei asu lihtsalt Zacatecase all. See on Zacatecas ise. Roosa kivist linn meie kohal ehitati higi ja maa all töötanud inimeste unistustega. See seiklus on meile näidanud minevikku ja olevikku, pimedust ja valgust. Lahkume siit uue austusega kaevurite ja linna enda vastu. On aeg võtta sügav hingetõmme värsket mägiõhku ja jätkata oma avastamist. Tagasi maa peal liikusime Teleferico poole. See on siin linnas tuntud köisraudtee. Jaam oli rahvast täis, otse El Edeni kaevanduse kõrval. Värvilised kabiinid ootasid juba, et meid kõrgele õhku tõsta. See köisraudtee, mis avati 1979. aastal, ühendab Zacatecase kesklinna mäetipuga. Pärast piletite ostmist astusime sisse, põnevust täis. Linn laius meie all ja kui me kõrgemale tõusime, ilmusid nähtavale roosad kivimajad, looklevad tänavad ja iga nurgalood avanesid meie ees.
Järgmine peatus, Cerro de la Bufa. Teleferico, mis hõljub kõrgel Zacatecase linna kohal, pakub imelisi vaateid. Me näeme, kuidas tänavad ja majad muutuvad järjest väiksemaks, katedraali tornid, platsid ja linna kitsad käänulised tänavad, Zacatera kivist hooned säravad päikese käes, sest kogu linn on orus peidus. Sõit on sujuv, täis üllatusi, aga see saab ka kiiresti läbi. Kui me läheneme Cerro de la Bufale, ilmub meie ette kaljune tipp. Kabiin peatub aeglaselt ja meie põnevus kasvab. See on rohkem kui lihtsalt transport, see on üks Zacatecase kõige kuulsamaid elamusi. Linna ajalugu avaneb meie silme ees. Just saabusime Cerro de la Bufa tippu ja õhk siin on nii mõnusalt värske. Vaade on lihtsalt imeline. Meie all lautub laiali kogu Zacatecase linn, roosast kivist linn, mida ümbritsevad mäed. Tipp on elav koht, kus on turiste, mälestusmärke ja aedu. See mägi pole lihtsalt ilus koht. See on ka püha paik, täis ajalugu. Nimi Bufa tuleb mäekujust, mis meenutab seapõit, kuid selle ajalugu on palju sügavam. Kunagi oli see kindlus ja see on näinud sajandite pikkuseid muutusi. Siin kohtuvad linna minevik ja olevik. Oleme valmis õppima revolutsiooni ajaloost. Räägime ajaloost. Siin on ajalugu väga oluline. Cerro de la Bufa mängis tähtsat rolli Mehhiko revolutsioonis. See on kuulsa Zacatecase lahingupaik. Zacatecase lahing, mis toimus juunis 1997, oli väga oluline. Pancho Villa ja tema põhjadiviis koos Felipe Angelesega võitlesid siin otsustava lahingu föderaalvägede vastu. Nende võit muutis sõja käiku. Huerta režiimi alustalad varisesid selles lahingus kokku. See oli pöördepunkt. Kui sa siin seisad, kuuled sa peaaegu selle lahingu kaja. Selle mäe strateegiline tähtsus on kõigile selge. Kindlasti näed sa kõrgeid ratsamonumente. Need seisavad siin platsil, võimsad ja dramaatilised. Need austavad Zacatecase lahingu kangelasi. Pancho Villa, Felipe Angeles ja Panfilo Natera. Nad on hobuste seljas, justkui tormaksid edasi. Aga need pole lihtsalt kujud. Need meenutavad meile vaprust, ohvreid ja vabaduse eest võitlemist. Need näitavad meile selgelt selle lahingu ulatust. Kujuta ette kaost, vaprust ja raskusi, mis kaasnesid selle maa eest võitlemisega. See on austusavaldus väga olulisele hetkele Mehhiko ajaloos. Siin asub ka Zacatecase lahingu muuseum. See on siinsamas. See muuseum on pühendatud sellele kuulsale lahingule. Kui tahad rohkem teada, siis see on parim koht. Sees näed sa esemeid, fotosid ja dokumente. Üksikasjalikud näitused aitavad sul mõista kogu lahingu lugu. Sa õpid strateegiatest ja rahva ohverdustest. See on hästi korraldatud muuseum, mis pakub väärtuslikku infot. Muuseum on hästi ühendatud väljas olevate monumentidega. See teeb ajaloo lihtsamini mõistetavaks ja huvitavamaks. Siit linna vaadates näed sa palju ajaloolisi paiku. Sa saad ette kujutada, kuidas väed liikusid ja kuidas lahing arenes. Cerro de la Bufa, aga siin pole ainult revolutsiooni ajalugu. Cerro de la Bufal on ka oma kohalikud lood, mis annavad vaatele salapärase võlu. Iga nurga alt valgustab päike neid hooneid nii kaunilt. Vaadake seda akvedukti, El Cubo, ja ärge jätke vahele kaitsja Neitsi Maria kabelit. See on rahulik koht, vaimne paik, see on hetk, mis täidab sind aukartusega. Cerro de la Bufa on Zacatecase tõeline kroon. Okei, meie seiklus Zacatecases on peaaegu läbi. Ja milline reis see on olnud? See linn varastas meie südamed kohe, ja mitte ainult ilusate hoonete ja põneva ajaloo pärast. Zacatecas on avanud meile oma südame. Me oleme uurinud selle UNESCO maailmapärandi paiga tuuma. Nendel vanadel tänavatel kõndimine oli nagu ajas tagasi reisimine. Me külastasime Ledeni kaevandust, ja me sõitsime ka köisraudteega, et nautida imelisi vaateid. Zacatecas on palju enamat kui lihtsalt ilus postkaart. Ajalugu elab igal tänaval, see annab linna ilule veelgi sügavust. Ja see paistab välja kohalike soojas külalislahkuses. See on elav kogukond rikkaliku kultuuriga. Sellel roosa kivilinnal on kuldne süda. Mõtled reisile Zacatecasesse? Siin on mõned nipid, et su reis oleks meeldejääv. Kevad ja sügis on ilusad, aga Zacatecas on tore aastaringselt. Nagu meil öeldakse, pole halba ilma, on vaid vale riietus. Kõndimine on parim viis linna avastamiseks. Nii leiad kõige hubasemad kohad, justkui jalutaksid vanas linnas. Teleferico on kindlasti kohustuslik. See on parim viis vaate nautimiseks ja su reisi täiendamiseks. Zacatecases on palju kohti, kus ööbida. Alates väikestest hotellidest kuni luksuslikeni, leiad alati midagi endale sobivat. Ära unusta proovida kohalikku toitu. See on super maitsev, täpselt nagu vanaema tehtud toit.
planeerimine on eduka reisi võti, alati on hea olla ette valmistatud, nagu hea skaut. Jää Zacatecasesse vähemalt 2-3 päevaks, et saaksid kõike rahulikult avastada. See on elamus, mida pead täielikult nautima, nagu lõbustusparki külastades. Okei, mis siis teeb Zacatecase nii unustamatuks? Minu jaoks on see kaunis roosa kivi. See, kuidas see hommiku ja õhtupäikeses särab, on lihtsalt maagiline, nagu midagi muinasjutust. Ja selle suurepärane asukoht Sierra Madre mäestikus, kuhu iganes sa vaatad, leiad ootamatuid ja kauneid vaateid. Ajalugu siin on nii elav, et sa peaaegu tunned hõbeda-ajastu rikkust. See on nagu ajarännak barokiajastusse. Kõik need ajaloolised elemendid on nii kaunilt linnapildiga kokku põimitud. Ja lõpuks on seal see X-faktor, see üldine õhkkond. Seal on ainulaadne aura, mida sa mujalt ei leia. See on imeline segu ilust, ajaloost, kultuurist ja hingest, lihtsalt unustamatu. Zacatecas on suurepärane näide UNESCO paigast Mehhikos. Mehhiko UNESCO paigad on tõesti midagi erilist. Need paigad on valitud nende ainulaadse väärtuse pärast. Need räägivad meile inimkonna lugu. Ja Mehhikos on nii palju selliseid aardeid. Neid on lihtsalt nii palju. Need võivad pakkuda sulle kõige sügavamaid ja tähendusrikkamaid reisielamusi. Need panevad sind mõtlema, tundma ja inspireerivad sind. Mehhikos on tervelt 35 UNESCO paika. See on palju. Igaüks neist näitab sulle Mehhiko uskumatut mitmekesisust. Nii et kui sa Mehhikosse lähed, siis ära unusta neid pärleid otsida. Ja nii, minu reis Zacatecasesse hakkab lõppema. Tulin siia hõbedat, kive ja ilu otsima ja leidsin seda kõike ja palju muudki. Lahkun siit inspireerituna ja mõtlen, kuhu see uskumatu maa mind järgmisena viib. Mehhiko vaimustab mind ja ma ei jõua ära oodata, et saaksin seda reisi teiega kõigiga jagada. Meie eesmärk, külastada kõiki 35 UNESCO maailmapärandi objekti Mehhikos, ükshaaval, ja ma võtan teid kaasa igal sammul, nii et olge valmis. See on alles algus. Kui teile meeldis see reis Zacatecasesse, siis andke videole like, ja kui te pole seda veel teinud, siis tellige minu kanal ja lülitage märguannete kelluke sisse. Seniks, avastage edasi, uurige edasi. Kohtumiseni järgmises videos. Armastusega kaunist Mehhiko.